Kas teie olete kunagi mõelnud, et mis oleks, kui teeks päris oma näituse? Aga kus kohas? Eesti Rahva Muuseumis asuvas osalussaalis pakutakse võimalust näitust teha kõigil, kes soovivad oma huvisid ja enda jaoks olulisi teemasid näituse vormis jagada. Eesti Rahva Muuseum käivitas sellise nutika ja vahva projekti, ühe sihukese kaasamisprojekti, et Eesti Rahva Muuseumil saab pakkuda näituse ideid. Tee oma näitus ehk siis osalussaal, mis asub meie püsinäituse sellises eraldi osas, eraldi saalis, eraldi galeriis. Me kuulutasime välja konkursi ja meile tuli üle 20 põneva idee. Mõte on ka selles, et tegelikult kureeritud ja teaduslikult läbi uuritud materjalide juures ja kõrval võiks olla üks eraldi selline demokraatlik saal, osalussaal, kus me valime ja me laseme ka rahval valida neid ideid, mida publik näha sooviks. Hetkel on osalussaalis avatud Tallinna Ülikooli tudengite lõputööna valminud projekt Näitus Unemosaiik. Siin näitusel me oleme loonud 4 fiktsionaalset lugu, 4 fiktsionaalset karakterit ja iga lugu räägib unenägudest ja need lood me oleme jutustanud läbi erinevate kunstiteoste koostöös siis mitmete erinevate kunstnikega. Alustaks siis Karlist, kes on meil nii-öelda siis see tegelane, kellest kõik alguse sai. Tema on siis noormees, kes harrastab kirgast unenägemist, mis siis inglise keeles on tuntud kui lucid dreaming ja seda sel põhjusel, et tema ema nimelt suri magades ja ta hakkas mõtisklema, et kas üldse on selline asi võimalik nagu unes suremine või mida see kõik tähendab. Unenägude maailm on inimkonnale huvi pakkunud aastatuhandeid ning andnud teadlastelegi parasjagu peamurdmist. Kuidas aga juhtus nii, et 2 neiut otsustasid oma lõputöö teemaks just unenäo maailma valida? Esiteks, kuna meile mõlemale tundus see hästi huvitav teema ja teiseks see annab minu arvates tohutu loomingulise vabaduse teha praktiliselt mida iganes ja mõelda nagu hästi suurelt. Aga kuidas näituse kuraatorid suhtuvad sellesse, kui külastaja peaks näitusel ise unenäo maailma sattuma? Kas niisugune asi on lubatud? Absoluutselt, aga ma usun, et see ei ole isegi halb, et me olemegi jätnud ka enda vaatajatele väga palju, kuidas öelda, me pole piire ette seadnud, et nad ise saavad tõlgendada asju nii, kuidas nad tahavad. Näitus Unemosaiik on avatud 14. jaanuarini. Pärast seda ootavad osalussaali seinu juba uued põnevad väljapanekud inimestelt meie keskelt. Seega, kui idee hakkas peas pakitsema, tasub sealsete võimaluste kohta lähemalt uurida ERMi kodulehelt.